Tunnustatud ortoped Ants Kass ootab täna hommikul Harju maakohtu saalis koos kaitsega kohtunikku, kes siis peaks tegema tema suhtes teatavaks kohtuotsuse. Ja seda meditsiinis mingil moel haruldase, aga siiski mitte võimatuna näiva altkäemaksu süüdistuses. Menetluses on tuvastatud, et ta võttis altkäemaksu summas 585 €, kusjuures sellest teatud osa polegi rahaline. Sinna kuuluvad ka 2 elektritööriista akut. Süüdistatav töötas Põhja-Eesti regionaalhaiglas, mis oli siis sõlminud ravirahastamise lepingu Tervisekassaga, süüdistuse perioodil siis nimetatud kui haigekassaga. Ja selle alusel siis Ants Kass osutas patsientidele teenuseid, tervishoiuteenuseid, milles siis maksis riik. Ja selliselt täitis ta ametiseisundit või oli tal ametiseisund avaliku ülesande täitmisel ja sellise ülesande täitmisel võttis ta siis hõlptuluna patsientidelt vastu ka sularaha ja muud vara. Uurimisega tuvastati veel üle 15 võimaliku altkäemaksu juhtumi, mis aga faktidena kohtus tõendamist ei leidnud. Seda tehti kiirema ravi nimel. Kriminaalasjas toimetatud jälitustegevuse kaudu siis õnnestus koguda videosalvestusi, kus siis kuskil 15-16 korral Ants Kass sisenes oma arstikabinetti, tal oli siis kaasas ümbrikutes olev sularaha. Et see, kellelt ta selle sai, kas see konkreetselt puudutas siis mingeid patsiente, et see salvestisele ei jäänud. Seega selles osas altkäemaksu vastuvõtmise etteheidet süüdistused ei tehtud. Veel leiti kinnipidamisel tema kodus sularaha 70 000 €, mille päritolu ta selgitada ei osanud. Kõige sellelt pinnalt otsustas Harju maakohus arsti karistada tingimisi karistusega. Süüdi tunnistada Ants Kass karistusseadustiku paragrahv 294 lõige 2.1 järgi ja karistada teda vangistusega 2 aastat. Sellest läheb maha 1 päev eelvangistuses viibitud aeg ja teie lõplik andmata karistus on vangistus 1 aasta, 11 kuud ja 29 päeva. Kohus ei pööra seda vangistust täitmisele, kui ta ei pane 2 aasta ja 1 kuu pikkuse katseaja jooksul toimunud tahtliku kuritegu. Lisaks jääb arrestituks tema juurest leitud sularahasumma. Mees ise jäi peale otsuse väljakuulutamist napisõnaliseks. Härra Kass, teil vajus nägu lausa ära. Palun lubage mööda. Natukene enam selgitas aga tema kaitsja. Kohtuvaidluste käigus Ants Kass ennast süüdi ei tunnistanud. Kaitsjal on Ants Kass siis sellega ei nõustu sellepärast, et ta selgitas ja põhjendas kohtus ja tugines ka nendele tõenditele, mida kohtus kontrolliti, et need raha üleandmise episoodid ei ole seotud altkäemaksuga tema poolt meditsiiniteenuste osutamise eest, vaid on seotud mingite muude isiklike suhetega konkreetsete isikute vahel. Samuti kaalub veel prokurör, kas on tema vaatest vajalik otsuse edasi kaevata. See eelkõige puudutab laiendatud konfiskeerimise ulatust, et kohus pidas mõõdukaks siis konfiskeerida üksnes kodust leitud 70 000 €, aga mitte enne läbiotsimist siis kodust varastatud 11 400 €.